Alar Ojastu on üks väheseid koolitajaid, kellega mina olen kohtunud, kes on ühtpidi sisuline professionaal ja teisalt, kes suudab kõik oma teadmised tuua nendele, kes on tema koolitusele tulnud. Ehk siis tal on haruldane komme hoida fookust kas või 8 tundi järjest. Et mina tunnen, et ma olen temaga kogu aeg kaasas, tema näited on elulised, oma näitetes räägib ta ka iseendast ja kuidagi need näited on sellised, mis jäävad nagu saatma. Ja põhimõtteliselt need näited toetavad sisu, seda, mida selle koolitusega soovitakse öelda. Nii et hea koolitus, nii nagu ka hea film ja teater on ju selline, et sa mõtled sellele järgmisel päeval, ülejärgmisel päeval ja veel kaua. Ja Alari koolitused on sellised. Et tema koolitus julgelt homsesse, ma julgen öelda, et see peaks olema baaskoolitus igale juhile, sest sellele koolitusele on võimalik peale ehitada juhil, kuidas luua sellist pühendunud ja koostöövalmist ja tulemuslikku organisatsiooni. See koolitus on küll teaduspõhine, aga väga paljuski toetudes kogemustele on see nagu rännap läbi oma enda elu ja see puudutab sind, see paneb sind mõtlema, miks me teatud olukordades mingeid otsuseid teeme, kuidas me käitume, mis meid mõjutab, millised on need mustrid, mis mind juhina võib-olla sisemistest mõjutajatest saadavad ja kuidas mina juhina tegelikult kannan selle edasi oma meeskonnale, kuidas see mõjutab minu organisatsiooni kultuuri ja kuidas analüüsida ennast, olla rohkem ennast juhtivam ja mõelda sellele, et kui mina juhina ei ole nii-öelda heas kohas, siis tegelikult selle peegeldan ma edasi ka oma inimestele koolis. Olen ise emotsionaalne juht ja on mul väga hea meel, et ma jõudsin lõpuks koolitusele, või koolitustele isegi, kus öeldakse, et emotsioonid ongi okei, et juht peabki olema emotsionaalne ja mitte nagu tank või robot ja jätma ukse taha oma igasugused tundmused ja päevavalguse tuju. Mis ei tähendab seda, et juht läheb ja elab teiste pärast välja, kuid teadvustades endale, et on samamoodi inimene kõik teised, siis ta julgustab ka oma meeskonnaliikmeid olema just nimelt inimene. Ja julgelt homsesse koolitusele mulle väga meeldis see, kuidas ma sain mõelda sellele, kas ma olen zebra või lõvi. Ja kui ma ei taha olla zebra või lõvi, et siis ma pean ise teadlikult oma emotsioone juhtima. Jah, see emotsioonide kaasavõtmine ja enda emotsioonide äratundmine, sa justkui tead seda, aga tegelikult see koolitus annab selle, et sa oskad ikkagi ennast paremini jälgida ja oskad teisi paremini jälgida ja mis mina näiteks olen teinud, et kui ikkagi mis iganes põhjusel on nagu juhe väga koos, siis ma töötan koolis, et siis ma ei lähe õpetajate tuppa, sest tõenäoliselt ma kiirgan mingit jama, mida võib-olla võtavad minu kolleegid kaasa ja see on kool, siis nad viivad selle klassiruumi ja mis siis lõpuks välja tuleb. Lapsed lähevad koju, vanemad ka pahased. Et seega juhist hakkab rohkem, kui juht seda välja oskab ise võib-olla teadvustada ja mõelda. Selle koolitused saab iga juht ka endale kindlasti kaasa tööriista, et kuidas oma ärevus ja võib-olla hirmud ja muuta siis selliseks rõõmuks ja empaatiaks ja turvatundeks, et mida siis anda edasi oma inimestele. Ja tõesti, olles osalenud väga paljudel koolitustel, on väga meeldiv tõdeda seda, et sa oled jõudnud Alari juures sellesse punkti, kus kuigi võib-olla kõik teadmist ei ole uued, aga sa nagu taas elustad seda kõik enda, seda teeb seda sellisel oskuslikul moel, et sul ei hakka päeva jooksul iga, et sa ei mõtle muid mõtteid ja sa järsku avastad, et 8-tunnine päev on läinud nagu niuhti ühe hetkega. Me mõtleme 15 Pärnu koolijuhti, me oleme käinud väga paljudel koolitustel, ja ikka on ju nii olnud, et kuidagi keegi vajub ära, keegi läheb telefoni, keegi läheb kuskile, midagi on nagu väga vaja teha ja kuidagi siis järgmised arutelud on ka sellised, et mis see nüüd oli. Aga ütleme, esimene koolitus Alariga, me olime tal kõlki olemas, otsast lõpuni olime olemas tal ja pärast jätkus arutamist veel sinna õhtustesse puhvetitesse ka.
ja rääkimist ja ülemõtlemist, nii et kui te veel ei ole käinud Alari koolitustel, siis 100% meie garantii, see tasub teha teile ära.